kui oleks keegi mulle ütelnud, et saab tulevikus kunstnikuks, siis ma ei oleks seda uskunud ja ma ei teadnud. Mu kodus polnud kunsti, mu koolides polnud kunsti, ma õppisin inseneriks. Kui ma armees olin ja kunstist veel midagi ei teadnud, siis midagi ma teadsin. Esimene teadmine tuli mulle ikkagi mu esimese abielu aegu. Mu esimene abikaasa Aino Pori oli ju kuulsa muusiku John Pori tütar, need lood perekonnas. Ja siis ta õppis arhitektuuri ja seal arhitektuuri juures oli ka kunstiõpetust ja ta joonistas sööjoonestusi päris häid. Ja siis oli seal Kristiina Kaasik oli ühe nende kuulsuse venna abikaasa, tuntud maalikunstnik, siis oli juba nagu nooremas ringkonnas ikka tuntud ja unustatud maalikunstnik. Ja siis nad käisid ka Moskvas selles Ameerika näitusel ja tõid sealt reklaammaterjale kaasa ja siis ma nägin esimesi niisugust postkaarte maailmakunsti, nende Ameerikas esitatud töödega. Aga sel ajal ma olin veel täitsa veendunud, et realism on ainukene õige kunst, et ma pean ikkagi aru saama, mis seal pildi peal kujutatakse ja vaidlesin siis oma abikaasa kursuse kaaslastega sellel teemal. Nemad vaatasid muidugi, et rumal insener, nii nad ei ütelnud just, aga jälle siis ega nad mind ümber ei suutnud veenda targaks teha. Ja neid kas paradoks, hiljem sai must abstraktne kunstnik. Ajab naerma, eks ole. Kui ma armees olin, siis oli seal Toomas Vint, kes sel ajal joonistas pisikesi väikseid 5x5 niisugust või 6x5 või niisuguseid paberitükikeste peale niisuguseid skeemikesi, joonistusi, värvilisi, aga ka mitte värvilisi. Saatis siis Tallinna oma vennale Tõnis Vindile ja siis ootas, mis Tõnis Vint selle kohta ütleb. Vahel näitas ta mulle neid ka, mina ei osanud neist midagi arvata, siis ta üritas kirjutada ja mina ka üritasin kirjutada ja nii oli ta, minu relvalaos oli tihti varjul sõjaväelu eest. Mul oli omaette kabinet, Eesti poisid ja ka Leedu poisid käisid ikka seal. Ja siis sealt hakkas võib-olla see esimene märkamine, et on niisugune see kunsti ja kirjanduse elu reaalselt toimub. Ja kui ma armeest välja tulin, siis esialgu ma Toomase vedamisel noorte autorikoondise kirjanduse tegevusest võtsin osa ja tunnustuse siin muuga seal ei saanud, kui ainult konkreetse luule asjadega. Seal keegi ikkagi suutis aru märgata, et need on midagi erilist ja siis selle eest ma sain kiita. Ja siis vaata, mille eest kiita saadeks ja mille poole ise oskused ja hing tõmbab, siis hakkad seda arendama. Aga mul polnud eeskuju kuskilt vaadata, ma mõtlesin ise oma peaga. Ja mul ongi olnud nii, et ma olen küll olnud andekas õpilane, aga ma ei ole olnud järjekindlalt hea õpilane. Ma mitme 5 kõrvale võisin saada 3 või 2, sest ma lugesin mingit romaani sel ajal, kui oli õppida vaja. Aga siis oli nii, et see kõige tähtsam minu, Tallinna tulles oli see Vintide seltskond, oli see põhiline, Malle Leis ja Villu Jõgeva. Malle oli esimene, kes mind aitas sellega, et kui ma tahtsin kunstnikke sellest kioskist osta paberit ja värve, siis see kioskipidaja keeldus mulle neid müümast, et mul ei olnud Kunstnike Liidu ega noortekoondise liikme tõendit ette näidata. Ja siis Malle seda, tal oli, mul ei tule nimi meelde praegu, kellega ta koos oli, aga Malle oli see, kes hüüatas, et kirjutage noormehe soovitud materjalid minu arvele. Aastal 1972 olin ma maailmakunsti kõige noorem ja kõige säravam täht. Võitsin Krakowi graafikabiennaalil 2 laureade tiitlit 1972 kõige tähtsamas võistlusgrupis Kopernikus 500, 3. laureaat Vabateema grupis, 4. laureaat. Ja pärast seda see kõik toimus graafikaga. Ja edasi tuli Veneetsia kunstibiennaali kuraatori näitus graafikakunstist ja seal mu
pildid said selle näituse hittideks. Nad olid kõige parema koha peal eksponeeritud ja nende pool ees toimus kõik see näituse avamise rituaal ja sinna olid suunatud kõik kaamerad ja kõik pilgud. Ja pärast seda ma sain üle maailma mitmeid kümneid õnnitlusi ja soove, et tõusega edaspidi üles järgmine kord. Ja siis oli nii, et sain kutse maailma graafikakunsti võistlusnäituste 11 tähtsama võistlusnäituse põhiauhindade võitjate klubi liikmeks, kuhu aastas lisandus 5-10 inimest, sest teised olid korduvalt need. Maailmas oli sel ajal üle 400 graafikabiennaali, aga üksteise 10 000 laureaati oleks nonsense või 1000 laureaati ka nonsense. Ja siis 11 tähtsama kunstnikud ja kuraatorid leppisid kokku ja valisid välja 11 kõige tähtsamat, kelle laureaadid olid võrdsed ja siis loodi see laureaatide klubi. 60 aasta jooksul Nõukogude Liidu alalt ainult 2 kunstnikku said selle klubi liikmeks. 80. aastate keskel hakkas mulle tunduma, et ma kunstnikuna hävin. Et kuna mul ei olnud väljapääsu maailma ja kõik kanalid olid suletud ja kodumaal ma ei olnud Kunstnike Liidu liige ja polnud lootustki saada selle liikmeks. Ja see tähendas ilmajäetust paljudest asjadest ja mu sõbrad, tuttavad juba hakkasid peapilgu ära pöörama, kui mind kohtusid, sest nemad olid õnnestunud. Neil olid ateljeed ja korterid ja elasid kunstniku elu, aga mina elasin inseneri elu ja öösel ainult ja tainud kunsti teha. Ja kuigi ma olin rahvusvaheliselt kuulus kunstnik, aga kodumaal ma olin maha surutud. Ja siis ma hakkasin seda tuska või piltidesse joonistama. Ja need olid akna ja trillide kujundid. Eestimaa kujundi ühendasin Venemaast lahti, sealt Peipsi ja Pihkva juurest ja võtsin selle ainult Eesti kujundi, mitte midagi muud ja siis sellele ühendasin siis aknakujundid, erinevad aknakujundid. See oli nii nagu vangla aknakujundid. Taeva all on see minu kõige suurem see juhtmotiiv mu kunstis side loodusega, väga sügav side Eesti loodusega, mitte kellegi muu loodusega, mitte loodusega üleüldse, vaid nimelt Eesti loodusega. Ja siis esimene nimi oligi nendel Eesti taeva all, aga siis ühel hetkel, kui ma rahvusvaheliselt neid esitasin, siis tuli niisugune mõte, et taevas ei kuulu kellelegi. See on kõigile kuulub, mitte eraldi terva ei ole, võib poeetiliselt mõelda Eesti taevas, aga tegelikult ei ole piiri erinevate taevaste vahel. Kui sõjalennukid just ja raketid ei piira seda, siis õhul ja valgusel ei ole piiri seal, aga mina joonistasin õhku ja valgust ja maad. See serigraafia arendamine, mina arendasin seda kõigepealt kunsti jaoks ja väga niisuguse tasemeni, mis väärib maailmas märkimist, et 3 põhikujundiga pluss 3 nende peegelkujundit. Ma trükkisin 3700 pilti, mida annab siiamaani jagada, seedida ja aru saada, mis seal on. Ja need on need Eesti taeval ja taeval. Ja need on tunnustatud nüüd Euroopa peale sõjaaegse kunsti üheks tippsarjaks. Ja seal kujutad ette, et kui sa ainult 6 matritsiga trükid, mitte eriliselt täpse pingiga, vaid silma järgi paigutades trükid 3700 pilti, nad kõik on erinevad. Üle 206 mingit põhiskeemi, aga selle ühe skeemiga võid trükkida 20 erinevat pilti. Eesti saared olid minu nooruses peaaegu suletud minule ja sinna ma sain töö tõttu mõned korrad eriloaga sõita. Ja hiljem, kui ma abiellusin Mariga, siis Mari tädid elasid seal ja see tema juurde ja siis sugulased ja nendel ema ja isa vanemate ja hauad olid seal, mida käisime siis hooldamas. Ja niimoodi said need saared mulle niisuguse müütilise
kutse nagu omandasid, kuhu ma tahtsin alguses tundmatud, hiljem õppisin tundma. Ja vaata, see vana joon on, kui sa kuskilt randa lähed ja sa näed, kuidas see lookleb ja liigub, see on nagu elav organism. Nad nagu hakkasid elama mu jaoks, kui ma sõitsin tööd, terve Eestimaa peaaegu igas külakeses käinud ja siis ma tajun seda Eesti loodust füüsilisena. Minu enda sees on see kaart olemas, kus ma liigun. Ja need erinevad metsatüübid, looduse puu näiteks Alutagusel või siis Saaremaal või Hiiumaal, üks ja sama puuliik on täiesti erineva näeb välja. Erineva suurusega, erineva kujuga ja erineva hingega. Ja selle tõttu need joonistused kogu seda hingelist maastikku nagu kujutavad. See oli omamoodi nagu pits, mida ma püüdsin joonistada, mis sellest saartel kujutusest tuli, sellest mineviku keelatusest ja sellest pikka mööda tundma õppisemist, see oli nagu pitsi tegemine. Esimesel hetkel on see mu igatsus loodusse, kui ma haiglas olen, see voodis selja peal ja hädavaevu suudan midagi teha, siis voodi ääre peal või lamades isegi, siis tekib niisugune igatsus metsa saada, vabasse mere äärde. Minu stihia on tegelikult ju külakeskkond, ma olen seal sündinud, kasvanud ja põllud ja metsad ja karjamad ja sood ja rabad ja inamad, need on need, mida ma igatsen iga päev, ka praegu. Ja see minu loomingu tegelikult, see suur sisu on side loodusega, loodustunnetus. See kõik see, muud inimelu valdkonnad on nagu kõrvaline, see loodussisu on see kõige tähtsam. Avangardkunstnikud, Oljo Soosteri sõbrad ja tulid tema Tartu näituse avamisele ja siis käisid nad ka siin Tallinna avangardkunstnike ateljeedes. Ja Tõnis Vindi nagu juhtimisel, juhatusel tulid nad ka minu juurde. Ja siis, kui nad 2 päeva pärast saatsime neid lennuväljale varahommikul, oli kerge külmetis, jääpraksus lampide peal ja siis Ilja Kabakov võttis mind käisest kinni ja pidurdas, jättis üks paarkümmend sammu vahet eelnevatega ja räägib sellisel sõpruse puiestee Tõnis Vindi elukoha maja juurest üks paarsada meetrit edasi, kui me läksime. Ja ütleb, et ma näen, et su sõbrad alaindavad sind, aga sina ära kuula neid. Sa oled neist kõigist peajagu üle. Et ma ütlen sulle kujundlikult, et räägin, et vaata, su kunst on, et sa suudad käia habemenoa teral kukkumata ühele või teisele poole iseennast vigastamata. Aga ma räägin kujundlikult. Vaata, on üks päev, kus üks seltskond otsustab minna seenele ja siis nad lähevad läbi selle metsatukka, kus seeni peaks olema ja jõuavad teisele poole ja on mõni seen kuskil seal korvipõhjas kellelgi, aga siis järeldavad, et ei olnud õiged päevad seenel käimiseks. Ja siis tuleb nende järel metsatukast välja üks vanamees kaabuletiga ja tema korv on kuhjaga ilusaid suuri teeni täis. Vaata, sina oled see vanamees.